We've come a long way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Ja nüüd anname siin täiega kuuma ja see suvi on minul on täis töökuu, töö suvi selles mõttes, et sügisel teha uus tase ära on minu isiklik nagu eesmärk. Et kes teeb, sellepärast ma tean, ma olen nii palju seda näinud ja et kui ma terve suvi logelen ja mitte midagi ei tee, no siis hakkad sügisel pihta, siis võib-olla see kuskil uuel aastal hakkab midagi juhtuma, liikuma. Aga kui ikkagi suvi kuuma anda, see on mingi maagiline asi, enamus puhkeb ja see on ka okei, ega kõik ei peagi andma, see on jumala fine. Ise samamoodi teinud ja ka see, kui ma olen lihtsalt näinud, et need korrad, kui ma suvel täiega kuuma annan, siis sügis on erakordne, siis on september, oktoober, november, siis mustareede, kuu on täiesti erakordne. Ja et sellepärast ma olen tänaseks hetkel see suvi nii otsustanud. Annikal on endal ka väga kõvad vinged kogemused, kui ta siin üks suvi juulis andis kuuma, mis sa siin ära tegid, top 200 ja ma ei tea, mis asjad sa seal veel kõik ära tegid. No jah, Taimond tuli suvel ja. Et täiega nõus, aga mina ütlen ka suure tänu Marile, et nii suurepärane oli kuulda jälle sinu terviseinfot ja ma olen hästi põnevil, et 28. juuli on ikkagi suur esinemine esimest korda elus päriselt sulle on ju Eestis ja hästi põnev kindlasti saab olema, et suur aitäh sulle, väga head pointid ja Margus aitäh. Aga ma olen selle 28. juuli osas väga entusiastlik ja tulge kõik kohale, vaadake Mari päriselt ka ära. Tuleme ja sind samamoodi, sina räägid ju äri poolest. Ja no see on see ka väärtus. Saab väga selline nice power olema, nii et kindlasti saab kohale tulla. Ja mul Viktori teemast tuli meelde, mis meil kuskil käis läbi, et kuna me teame, et oktoober ja eriti november on nagu nüüd kõige tugevamad kuud siin Zinos, siis nagu on seda öelnud, siis ma just vaatasin üle, et ütleks õige nime selline meie global president nagu Vibeke Steinsvik-Parr, et novembrikuud ehitatakse algusega jaanuarist. Ehk seal peab juba meeles pidama seda, et kuhu me sihime. Ja tõesti, nagu Viktor ütles, et on väga okei puhata suvel, aga kõige ambitsioonikamad muidugi kasutavad ka suvekuud targalt ära ja nagu ma tean, siin paljud reisivadki ringi, aga see on ka üks väga hea võimalus, kuidas siis laiendada oma kontaktivõrgustikku, et igal pool, kus kohtud kellegagi jällegi telefon välja, kas sa oled sotsiaalmeedias, oleks tore kunagi mingit jutlust jätkata ja nii edasi, et olla palvel ja samas nagu Örjan Seele ütles ka meile, et kui sa ka puhkad, ütleme nädala või 2, siis proovi ikkagi leida endale kas või see tund või 2 nädala jooksul, et teha oma läpakas lahti, telefon lahti ja teha need põhilised asjad ära. Sest nagu ma ise olen ka kogenud, et kui sa oled tõesti mitu nädalat võib-olla eemal, siis esiteks see, et nagu Viktor ütles, et siin kuskil jõulude ajal hakkab alles midagi toimuma, kui sul on täiesti null kontakteerumine olnud inimestega, aga samas ka see enda käivitamine, olgugi, et me oleme aastaid juba seda teinud,
siis ikkagi esimesed 2 päeva vahid seal nagu loll, et okei, aga mis ma nüüd tegema hakkan, kust ma pihta hakkan. Aga kui sul on kogu aeg mingigi väikene tegemine, on ju, sest see on ikkagi elustiili äri, see käib ju meiega kaasas. Ja mulle väga on meeldinud, kuidas Örja seda kunagi väljendas, ma mõtlesin ise ka, et oot, Ziino, et ta ei ole mul ju nagu töö. Ma ju hingan ja elan ja olen ja ma olengi Ziino peast. Et tegelikult ongi nii, et Ziino on mul äri, ta on mul hobi, ta on mul, mis see on inglise keeles passion, et kirg, jah, et kirg tuleb kuidagi tugevamalt, kui passion on selline leeb, kirg on see ikka selline nagu, et on. Et siis miks mitte teha suu lahti igal pool ja koguda neid kontakte, on ju. Et selles mõttes me saamegi seda teha omamoodi ükskõik millal, ükskõik kust. Meil ehe näide ongi see, et kui mingit asja tükk aega mitte teha, siis tahes tahtmata, mis asi see on, sa lähed rooste lihtsalt. No. Ja on see siin Siinos, ma nüüd üle kuu aja ei mänginud rannatennist, ma käisin eelmine nädal trennis, ma olin nagu puuhobune. No. Poisid küsisid, mis sul häda on. No, täiesti nagu mingi puutükk. No. Ja on see esitlused või on see mingi muu asi, et täpselt samamoodi proovi ennast. Täpselt nii. Mul ka vahest tuleb Tai-boksiga liiga pikk paus, siis on niimoodi, et teil basic combo, mis treener annab ette, siis käed lähevad kuskile nagu jumal teab kuhu. Ja hea, et ei pane treenerile vastu vahtimist kogemata. Et järjepidevus, tasakene, kogu aeg tasakene midagi teed. Mul meeldib, et Külli pani mu rannatennise jutu peale kohe. Ma ka vaatasin, et arvatavasti helistab. Kuulab. Tubli Külli, aitäh. Yes. Aga tõesti, meil on juuni ja meil on nüüd 2 kvartalit on läbitud ja nagu ikka tasub teha väikene tagasivaade, et mis siis on toimunud siin aja jooksul. Kas on see, mis me oleme siis jaanuari alguses endale kirja pannud või siis, kui me oleme korrigeerinud seda seal märtsi lõpus, et kuhu me oleme jõudnud, mida me oleme tahtnud, kas me oleme graafikus või nüüd ongi see, et kui sul on teatud eesmärgid pandud sinna, on see septembri lõpp, oktoobri lõpp, novembri lõpp, kas sa oled endiselt graafikus või oleks mõttekas siis midagi natukene korrigeerida ja tegevust natukene muuta. Ja kui siin juba sai sellest Slide Edge'ist räägitud, siis ma mõtlesingi, et võtan selle siin täna natukene teemaks ka. Siin on küll tõlgitud väike eelis, aga tegelikult põhineb see põhimõte siis raamatule Slide Edge, mille kohta tihtipeale mult ongi küsitud, et kui oleks üks ainukene enesearengu raamat, mida võiksid kellegile soovitada, mis see oleks, siis mina ütleksin, et see on Slide Edge. See põhimõte on vundament, ükskõik mida sa teed, kuidas sa teed, sest see ongi see järjepidev tegevus, sest mida iganes sa järjepidevalt teed, no seal ei ole mitte mingit muud võimalust kui areng ja mingil hetkel tulemus. Ja kindlasti soovitan ka meie Ziino Playst vaadata Örjaseele esitlus selle sama GoCore coachingu osas, ehk kuidas meil kõik toimub, aga võtame lühidalt selle kokku, ehk me teamegi, et kui me tegeleme pidevalt asjadega, mis on vaja teha, sealt tuleb mingil hetkel tulemus, järgime süsteemi ja sealt tõusevad ka sulle siis nii sinu tiimis kui ka sulle endale mingil hetkel siis need uued tiitlid. Ja nagu ikka on arvatavasti paljud siin juba teadlikud, mis on meie kampaaniad, kiirelt vaatame ka üle, aga tegelikult juba eelmise kuu lõpus oleks hea endale selgeks teha, et okei, see kuu läks nii, mis on järgmise kuu eesmärgid, palju ma teen kohtumisi, palju mul on vaja bookida, palju mul on vaja 1, 2, 3 teha, et jõuda teatud tasemele. Aga loomulikult, kui kuu alguses tulid kampaaniad välja, siis ma arvan, et paljudel see muutus. Et mis see prioriteet siis on, et kuhu tahame jõuda ja mis on vaja teha. Ja kindlasti on palju suurem kogus inimesi tegelikult valmis vajutama ka gaasi. Ja kõik on meil siin meie süsteemis sees, et kõik hakkab sellest, et meil on olemas meie listid, neid kasvatame kogu aeg ja tutvume uute inimestega. Kõigile kohe muidugi ei lajata Ziino kurikaga vastu pead.
aga vaikselt siis uurime, kas me saame neile kuidagi abiks olla, kas nad on sellised inimesed, kellega me tahaksime koostööd teha, võib-olla nad sobivad hetkel ainult klientideks ja peaasi, et on see, et räägime kogu aeg kellegi, nagu Viktor siin varem meil 3 at 3 kogunemisel ütles, et Hilde Seele on kunagi soovituse andnud meile, et sul peaks olema iga kell avatud vestlused vähemalt 100 inimesega, siis sul ei tule kunagi küsimust, et aga kellega ma siis nüüd veel või järgmiseks vestleks. Tahad, Viktor, võib-olla põgusalt rääkida sellest teemast? Ei taha. Ei taha? Kadus ära. Okei, siis ma panen oma share imise tagasi. See tänapäeval see Zoom on nii huvitav, et kui ma panen slaidid käima, siis ma ju teid enam ei näe. Ma ei näe, mis te seal teete. Aga paneme siis edasi. Ja ongi, et kui me siis, meil on need õiged tegevused kogu aeg käimas, on piisavalt kohtumisi kalendris, on piisavalt esitlusi ja järelesitlusi, siis kindlasti hakkab sealt vaikselt kooruma ka partnereid ja kliente, tulevad tulemused ja siis me saame ka selle meie süsteemi duplikeerima ja läbi selle tuleb ka siis suurem volüüm sinu ärisse, sest nagu me teame, et ise on tore teha kliente, aga kui sul on 10 inimest, kes ka teevad sinuga koos kliente, siis esiteks energia on midagi muud, kontaktibaas on midagi muud, sest kui mõelda, et keskelt läbi iga inimene, kes on vähemalt 20-aastane, on tutvunud oma elu jooksul vähemalt 1000 kuni 2000 inimesega, siis on alati suurem kui sinu väikene 100-listikene või 1000-listikene, on ju. 10 korda suurem, ehk potentsiaal on oluliselt suurem. Ja Slide Edge põhineb sellele, ma arvan, et igaüks saab sellest põhimõttest väga lihtsalt aru, rääkides juba meie, ma ei tea, kas või õli tarbimisest. Kui me tarvitame iga päev õli, meie tasakaal paraneb, meie püsime tervena, me püsime elujõulisemana, meie elukvaliteet on parem. Kui me seda ei tee, siis arvatavasti meie elukvaliteet ei ole nii hea, meie tasakaal ei püsi paigas. Olenemata sellest, kui hästi ka paljud siin on proovinud ka oma toitumisega seda näidata, et ma suudan ennast tasakaalus hoida, siis see vajab ikka päris suurt pingutust ja teadlikkust. Aga kui me teeme neid positiivseid asju igapäevaselt, siis lõppude lõpuks me jõuame ka selle tulemuseni, mida me tahame saavutada ja sama on ka siin prospekteerimises, kontakteerimises, book imises, kui me teeme seda järjepidevalt kas või natukene, siis on see alati parem kui see, et me ei tee mitte midagi või teeme mingi suure sopsu korraga. Et ma ei tea, jõusaali põhimõttes seda on kõige lihtsam võib-olla võrrelda, et parem on teha pool tundi mingit trenni iga päev, kui see, et sa teed 5 tundi korra aastas. 5 tunniga korra aastas sa ei tee mitte midagi ära, enamasti võib-olla vigastad ennast ära lihtsalt. Aga kui sa teed 20-30 minutit kas või iga päev, on see tulemus ulmeline aasta lõpuks. Ja sama pädeb meie äris. Et Slide Edge on, kui sa tõesti, sa ei ole veel seda raamatut lugenud, siis palun loe see. See muudab su elu, muudab su põhimõtteid. Ja noh, tegelikult Slide Edge'i võin ise võrrelda väga hästi ka Kobe Bryanti Mamba mentality'ga. See räägib täpselt samamoodi sellest, et järjepidevus on võtmeks selles, mida iganes sa teed. Sellega jõuab alati kaugele. Ja siin ongi need soovitused. Slide Edge läbi lugeda. Eat the Frog ei ole kokandusraamat. Brian Tracy ongi rääkinud sellest, et kui sa alustad oma päeva, siis mis sul on sinna, nagu Hilde Seele on soovitanud, et kirjuta üles iga päev järgmised 5-6 põhitegevust, mis sul on vaja ära teha, et mingid asjad korda ajada. Ja Eat the Frog räägibki sellest, et kuidas alustada nendest kõige raskematest või väljakutsuvamatest asjadest. Et need teha esmalt ära, siis nad on tehtud, lähed kergemini edasi. Ja mõnel see millegi pärast on see, et teiste inimestega vestlemine, et see vajab seda kõige suuremat pingutust, et millegi pärast see telefon järsku kaalub 5 tonni ja ei taha sealt tõusta. Aga see ongi hea hommikutrenn võib-olla, tõsta raskusega see telefon sinna, teha see kõne ära, vaadata pärast, et ei olnudki nii hirmus, see oli täpselt samasugune inimene seal teisel pool liini nagu sina, liha, verd, luud ja võib-olla tal oli isegi huvi millegi vastu. Kui mitte, siis sa vähemalt said nüüd teada, et sul pole mõtet hetkel
selle inimese peale oma aega rohkem raisata, vaid lähed edasi järgmistega, on ju. Et teha need kõige suuremad asjad ära ja siis on juba kergem oma päeva jätkata. Make it the first circle work. See on küll Randy Cage'i üks vanemaid raamatuid, aga kindlasti ei kao tähtsusest ära kunagi. Ma usun, et paljud on kogenud kunagi, kui on selline vanakooli esitlus tehtud, et on kuskil istutud kuskil, ma ei tea, restoranis ja keegi on siis teinud sellise ringikese kuskile paberi peale ja kirjutanud sinna ringi sisse sina. Me oleme ise siin Viktor ja paljude teistega väga palju neid ringikesi joonistanud ja see sina ongi see, kellel on vaja esmaselt tööle hakata enne, kui see terve äri hakkab sul tööle. Ja Randy Cage räägib sellest põhimõttest ja neist sammudest väga hästi selles raamatus kui ka paljudes teistes raamatutes. Ja loomulikult, et oma teadmisi siis süvendada ka tervise poolt, Dr. Paul Claytoni Strengthening Your Immune System ka väga hea raamat. Ei pea pähe õppima, aga lihtsalt sellise tausta teadmiseks, et tead, millest räägid, kui on mõni teadlikum inimene laua taga, kes vajab vastuseid, siis kõige lihtsam on, ma annan sulle see raamatu loe läbi, et me ei pea ise olema nagu Dr. Paul Claytonit selle pärast. Ja siin on ka väga hea töövahend, ma ei tea, kes vaatasid siin paar nädalat tagasi oli Art Jonak oma Mastermind eventi korraldustiimiga või osadega neist siis tegid väga hea koolituse, kus Art Jonak käis siis läbi ka selle töövahendi, mis nad on kunagi välja arendanud, ehk selline, kuhu sa saad siis tabelisse märgistada, kui sa oled need õiged asjad iga päev teinud, siis sul põhimõtteliselt lähevad asjad sinna edu suunas ülespoole ja kui sa ei ole neid õieti teinud või kõiki asju teinud, siis see läheb nii-öelda allapoole. Et ise võid valida näiteks, et kas sa kirjutad siia 3 asja või 7 asja või mis iganes kogu sa kirjutad, on ju. Ja iga päev, kui sa oled siis nad teinud, siis sa võid märkida linnukese või risti sinna ülespoole minevasse. Kui jällegi mingil päeval on tegemata jääd, siis sa paned ristikesse sinna allapoole, numbritest allapoole ja siis lõppude lõpuks sealt kujuneb välja see graafik, et kas ta siis läheb sul sinka-vonka niimoodi nagu südamelöögid või sa tõesti lähed selle edu suunas, kuhu sul on eesmärk jõuda. Ja see on väga hea töövahend, ma tean, et Tanelil isegi lapsed kasutavad enda tegevuste jaoks seda, et järgida seda, et mille suunas nad siis liiguvad ja kas nad saavad siis oma eesmärgid teostatud. Ja ma tean, et sinu ambitsioonikad inimesed on täna kohal ja on ambitsioonikad inimesi, kes tõesti tahavad siis vajutada gaasi siin läbi suve. Ja kuna siin on paljudega olnud juttu sellest ambitsioonist, siis meil oli endal siin oli Örjaniga mingi paar kuud tagasi, ta saatis mulle järsku sõnumi, et Margus, et mis on üks sinu kõige suurem unistus, mida sa ilmtingimata sa tahad teostada. Ja siin mõned aastad tagasi me kunagi ühel õhtusöögil temaga sellest rääkisime, aga siis ma panin sellele võib-olla natuke liiga lühikese aja, et seda teostada. Ja sel hetkel ta ütles, et no, see on hea eesmärk, aga võib-olla see on natukene liiga suur tükk sulle praegusel hammustamiseks. Ja siis kui ta saatis mulle selle sõnumi, siis ma mõtlen, et jumal küll, et mida ma talle vastan. Et jah, mul on terve suur list, et mida ma tahan saavutada, aga mis on see üks kõige suuremaid ja olulisemaid, siis ma ei tea, kas ma julgen talle seda kirjutada, et see on ikka seesama. Ma ei saa sellest üle ega mööda, sellepärast, et see on lihtsalt kogu aeg mul peas. Ta on mul kirjutatud igale poole, kui ma käin duši all kuskil on aurpeegli peal, ma kirjutan selle sinna ja kogu aeg ta väntab mul peas. Ma ei julgenud talle kohe seda saata. Kuni siis meil oli üks kohtumine jälle temaga tulemas, siis ma kirjutasin, et kuule Örjan, et ma natuke kartsin sulle seda saata, aga see on ikka ja veel seesama, aga ma nüüd panin natukene pikema aja selle jaoks, et see oleks võib-olla realistlikum. Ja siis oligi, meil oli kohtumine, kus ta siis konkreetselt rääkis, et mis selleks on vaja. Ja kuna siin on paljudega räägitud, et kuna kompensatsiooniplaanis meil ikka on see kroontase, on see, mis kõigile on esmaselt näidatud, et see on nagu see tipp on ja siis paljud mõtlevad, et oi selline pluss 10 000 eurot kuus, see võiks olla ikkagi juba väga-väga hea sissetulek, millega oma elu elada hoopis teisel tasandil. Siis sama põhimõttega, mis Örjan tegi mulle ja ma siis ise tegin veel täpsustasin oma plaani, et kuidas siis aastaks 2040 oma eesmärk täide viia, siis tegin nüüd ka plaani, et nendele, kes tahavad siin 3 aasta jooksul, võib-olla mõned tahavad kiiremini, et see ei pea nüüd olema just nii,
aga põhimõte, et kuidas tänasest 3 aasta pärast jõuda siis krooni tasemeni ja mis selle jaoks on siis vaja teha. Ja ehk lõppude lõpuks me räägime numbrite mängust, nagu me oleme alati rääkinud, kõik baseerub numbritele, palju sul on kohtumisi, palju sul on prospekteerimist. Ja kõik baseerub tegelikult sellele, et jõuda krooni tasemele, sul on sponsoreeritud isiklikult vähemalt 45 partnerit, millest võib-olla siis tekib vähemalt 15 sellist võtmeisikut, kes ehitavad rohkem aktiivsemalt oma äri. Ja selleks hetkeks sul on, no ma tegelikult arvan, et on rohkem executive kui 8-12 ja Platinume samuti, sellepärast et eesmärk on siis 3 aasta jooksul, et sul on vähemalt 4 isiklikult sponsoreeritud inimest, kes on jõudnud Diamond tasemele. Ehk siit sa saad ka endale hea eesmärgi, kui sa räägid järgmiste potentsiaalsete prospektidega, kes võiks olla partnerid, siis öeldagi, et sul on järgmise 3 aasta jooksul eesmärk vähemalt 4 inimesel jõuda vähemalt 4+ 1000 euro kuuteenistuseni. See võib olla kellelegi hea lisateenistus, kellelegi see võib olla väga hea põhikoha pealt juba teenistus, sest 4000 eurot Eestis ikkagi siiani on väga-väga okei sissetulek. Ja loomulikult sul on organisatsioonis sellel hetkel juba kindlasti rohkem teemandeid, aga see, et sul on vähemalt 4 isiklikult sponsoreeritud, siis tegelikult see teenistus, ma arvan, et on isegi rohkem kui 12 000 eurot, ta võib olla seal juba ka 15, 16 või nii edasi, siis sealt tulevad teised boonused. Aga kõige olulisem, et sinna jõuda, mis on siis see iganädalane aktiviteet, mis on selleks vaja teha. Ehk uusi kontakte luua vähemalt 50 iga nädal, kutseid äri esitlusele vähemalt 15 esitada iga nädal, pidada vähemalt 5 äriesitlust, lühiesitlust, second look'e, et ei jääks ainult selle ühe kohtumiseni, vähemalt 2 ja siis liidritega koosolekud oma võtmeisikutega ja ka ise saada coaching uid ülaliinilt, siis vähemalt 5 iga nädal. Ja loomulikult follow-up'id oma kontaktidega vähemalt 15 iga nädal. Pluss siis koolitused, nagu meil oli täna ja siis tiimikad vahet ja vahest. Pluss, et loomulikult isiklik eneseareng, 30 minutit päevas, iga päev või vähemalt 5-6 päeva nädalas. Ehk lõppude lõpuks jällegi ainult numbrite mäng. See annab sulle lihtsalt ja mulle andis ka, mul on natukene teistsugused numbrid, mis on minu eesmärgi teostamisel, aga siit sa saad väga selge eesmärgi, et kui sa tõesti tahad jõuda kroontasemele järgmise 3 aasta jooksul, siis siin on suht tõenäoline, et kui sa järgid seda plaani, siis sinna sa ka jõuad. Et ei ole võimalik, et mingeid tulemusi ei jõua sellega teostada. Ja noh, mõnele võib-olla see 12 000 eurot on jällegi, et no jaa, et mis ta siis on. Aga samas ongi, et me oleme siin aastate jooksul nii paljusid näinud, et nagu meile ka Vikiga, et me jõudsime sinna aasta ja 8 kuuga, siis oleme näinud siin palju, et tulevad niimoodi, no jaa, et mis see siis ära ei ole, ma ei tea, mis teil nii kaua aega selleks läks, et aasta ja 8 kuud. Mis see siis on, et ma võtan 2 inimest ja siis nemad võtavad 2 ja siis ma toon võib-olla veel paar tükki ja siis niimoodi läheb. No tegelikult ei lähe ju niimoodi, sest me tegeleme inimestega, on ju. Et selliseid, kes on siin tulnud, et suure jutuga, siis on aastate jooksul nähtud palju, aga paljud lihtsalt ei ole valmis maksma seda vabaduse hinda, sest vabadus ikkagi maksab päris kõva hinda. Ja noh, nüüd mõtlevad paljud jällegi, no jaa, et aga see hind võib-olla ongi liiga palju. Aga kui me mõtleme, et kui paljud Eestis üleüldse teenivad 10 000 eurot kuus, siis see on 0,2–0,5% inimestest. Ehk mõtle, kuhu sa võid jõuda, kui me räägime palgatöötajatest. Ja vaadates tänast keskmist brutopalka, siis endiselt ka isegi teemantase on ikka väga-väga arvestatav, sellepärast et siis sul ikkagi on võimalus ise otsustada, mida sa teed, kus sa teed, palju sa teed ja nii edasi, versus, et sa töötad kellegi teise heaks ja sul ei ole väga edenemisvõimalusi, võib-olla siin sul on ikkagi lõpmatu võimalus edeneda, on ju. Ja noh, samas jällegi, siis on need partnerid mõned, kellega vahest räägid, et nad panevad sinna et okei, ma tahan krooniks jõuda, küsid neilt, et no palju sa siis viimase paari nädala jooksul oled tööd teinud. No ma siin kontakteerisin paar inimest ja tegin paar kohtumist, et vaatame. Aga ei ole sellist nagu pühendunud järjepidevat tegevust. Ja kui me siis vaatame, et need tavatöötajad, kes siis on jõudnud selliste
10 000 euro sissetulekuteni. Palju teevad siis näiteks tegevjuht või suurettevõtte juht või siin partnerid advokaadibüroos ja nii edasi. Tegevjuht teeb 50-70 tundi nädalas tööd. Suurettevõtte juht 50-70 tundi nädalas. Partner advokaadibüroos 50-80 tundi nädalas. Tippmüügijuht 45-70 tundi nädalas. IT või konsultatsioonijuht 45-65 ja tavaettevõtja, kellel ei ole sellist süsteemi siin taustal ja kes on tõesti, need on haruldased ettevõtjad, kes suudavad endale maksta 10 000 eurot kuus. Need teevad 30-100 tundi nädalas. Ja mis meie rääkisime? 5 ärikohtumist nädalas, järjepidevalt järgmised 3 aastat. No mingil hetkel see ärikohtumiste arv kindlasti kasvab, aga kui sa teed täna siin sinult kõige muu kõrvalt, 5 ärikohtumist, 2 follow-up'i iga nädal, see ei ole mingi, see on 10-15 tundi nädalas on see, millest me oleme kogu aeg rääkinud. Ja see on täiesti reaalne, kui sa tegutsed selle nimel iga nädal ja sa vajutad oma graafikut sinna, et sa oled tõesti pühendunud, siis jah, sul on tõesti reaalne võimalus sinna jõuda. Ehk ei ole mingi Ameerika ime sinna jõuda, lihtsalt on vaja pühendumist. Ja noh, kui vaadates juulikuud, mis Zinzino pakub meile jällegi võimendusi ja võimalusi, siis on näiteks juba see, et me saame nüüd kliendile pakkuda siin tasuta toote, on ju. See juba annab nii sulle võimaluse kasvatada enda kliendibaasi, kui siis ka uuele partnerile kuni siis 15. oli jah. Alustada oma äri kiiremini, et teha siis oma esimesed kliendid. Ja nagu eile meil oli väga hea koolitus Andy Doole'ilt, lead president tänaseks, ja tema ütles, et esimesed 2 sammu ehk siis 4 klienti ja 2 partnerit on tal igal ühel, kellega ta alustab tööd, vähemalt esimese nädala jooksul tehtud. Et praegu on ka, meil on tegelikult väga suurepäraselt aega, kui me nüüd kiiresti toimime, leiame uued partnerid, siis võimalus nendel inimestel aidata ka oma kliendid teha. Ja loomulikult ei jää see äri seisma on ju peale seda kampaaniat, aga lihtsalt on võimalus lihtsamalt teha, kui sul on pakkuda midagi ja pakkuda ettevõtte poolt versus oma taskust, siis see on ju alati toredam. Aga ma arvan, et see kampaania on see, mis on kõige rohkem motiveeriv paljudel, kes on ka täna siin liinil, sest nüüd, kui sa ei olnud eelmine kuu näiteks aktiivne Silver, olid alla selle, sul on võimalus see kuu teha ära Silver ja teenida ekstra 100 eurot. Kui sa ei ole olnud executive eelmine kuu, siis on sul võimalus teenida tavatelefoniboonuse 200 eurole lisaks teised 200 eurot telefoniboonust ehk kokku 400 eurot telefoniboonust. Ja juhul, kui sa oled sellises faasis oma äris, et sul on tõesti võimalus teha ära teemant, siis kui tavaliselt tuleb 1000 eurot autoboonus, nüüd sul on võimalus teenida 2000 eurot autoboonust. Nii et väike suvepreemia ja siis on esiteks see, et saad natukene lisa raha, aga see, mis see teeb su ärile, kui sa ehitad seda nüüd siit järgmise kuu-2 jooksul, mis sul toimub siis septembris, kui inimesed on tulnud tagasi oma suve veetmiselt, kui meil on event, sealt me lähme juba edasi aastakonverentsile, sul on veel suurem kogus inimesi seal ja sealt tuleb juba november peale. No ma ei tea, kui siin teha järgmised paar kuud või tööd, siis kui sa selle kuu jooksul teed ära teemandid, väga võimalik, sa oled kroon juba novembri lõpuks. Kõik on võimalik. Et kõik oleneb sellest, et mis me teeme ära, et eile Michael Stuttler ka rääkis sellest, et kui nüüd see kuu tegutseda niimoodi, et ise tood ärisse 2 partnerit, neile igale ühele aitad kohe oma 2 partnerit, sul on juba 6 partnerit, nendega lähed järgmisse kuusse, aitad neil igale ühel teha ära oma fast start'id, siis oled juba septembris, siis lähme juba oktoobrisse. No sa oled oktoobri lõpuks arvatavasti juba vähemalt teemad, kui sa teed ka nii vähe. Et võimalused on nagu ulmelised. Ja noh, loomulikult rääkides veel sellest, et kuidas seda teha, siis mõtle nüüd, et kes on sul sellised, kes sul on juba ka tiimis, kes võiksid see kuu ära teha oma Silver taseme teenida ekstra 100 eurot või kui sa tahad ise teemandiks, kes on sinu tiimis sellised, kes võiksid ära teha executive'i 4 inimest ja teenida 400 eurot telefoniboonust pluss miinus, ma arvan, 1000 pluss eurot üleüldse nagu kuuteenistus. Ja läbi selle jõuda sul endal siis juba teemant tasemel. Ehk aidates 4 inimest, samamoodi kogu aeg Zinzinos käib läbi 4, aita 4 inimest
jõudma kuhugi ja sa jõuad ise edasi. Samas need inimesed võivad ka samamoodi vajutada gaasi ja jõuda, miks mitte sinuga koos executive või teemad tasemel. Ja endiselt on meil ka muud kampaaniad käimas, mis lihtsustavad meie tööd, on ju. Ja aastakonverentsi pilet, see nüüd hind tõusis, kes ostsid eelmise kuu lõpus ära, palju õnne, kes loomulikult mängivad selle nimel, et teenida välja siis meie siis, nüüd tuli vale, see, võtame siit, siis see enrollment kampaania võimalus, et vähemalt 5 isiklikku partnerit, kellel aitad esimesed kliendid ära teha, siis saad tasuta. Seda tasub kindlasti kiiresti teha, sellepärast et varsti on need aastakonverentsi lipud või piletid välja müüdud. Nii et tegutseme selle nimel. Aga ma ei hüppa üle direktori trepist, sest endiselt need, kellel on kõige suurem nälg ja tahe ja kes ei taha, nagu ma ütlesin siin äriesitlusel varem, et need paljud, kes maha jäävad, siis veeretavad suuri krokodillipisaraid. Kui sa ei taha neid pisaraid veeretada, vaid olla meiega parem seal tripil kaasas, siis selleks on võimalus, jah, selleks on vaja palju tööd teha, aga see võimalus on endiselt olemas. Seega hiljemalt täna tee ära see plaan, kuidas sinna jõuda. Kas sa teed selleks ära uue direktortaseme, kas sa teed ära top team 200 punktidega, arvatavasti on suht raske juba sinna jõuda, aga kindlasti on kõige tragimatel võimalus sinna jõuda. Ja loomulikult suvekampaania, millest on siin juba räägitud, millest rääkisime ka siin tiimika alguses, siis anname tuld ja jälle loodetavasti on eestlaseid rohkem kohal seal Göteborgis kui soomlaseid, nii et võtame maksimumi sellest. 1. august toimuvad meil suvepäevad, sellest on pandud informatsioon meie Team Zinzino Estonia Facebooki lehele. Seal on ka instruktsioonid, et kuidas ennast sinna registreerida. Hind per osaleja on 30 €, lapsed saavad tasuta ja kindlasti tasub sinna võimalikult kiiresti ennast registreerida hiljemalt 27. sellepärast, et seal on ka väiksed goodiebagid ja muud asjad, et me oskame siis arvestada kohale tulijatega, et kui palju meil midagi on vaja hankida. Ja samas on sinna ka võimalus hankida endale majutus, kui tahad ööseks jääda, ehk siis peab suhtlema selle osas Fredi Saarmiga ja ka selleks on instruktsioonid seal olemas. Ja nii kahju, kui seda ei ole ka öelda, aga suvi on varsti läbi, tegelikult veel ei ole, aga ma võin öelda, et see sügis ja septembri event tuleb kiiremini, kui oskad isegi arvata. Ma usun, et paljud on seda kogenud, et on tore suvi, vaikselt lähme, järsku oleme evendil. Oi jummal, miks ma ei teinud seda ära, miks ma ei teinud toda ära, miks ma ei kutsunud seda inimest, miks ma ei teinud follow-up'i sellele, Nii et valmistume juba sellele, vaatame üle, palju on inimestel pileteid, kellel on need veel vabad, keda peaks kutsuma, ise, tiim ja nii edasi. Ja kindlustame, et meil on tõesti võimalikult palju inimesi evendil kohal ja kõigil on ka piletid optimaalselt ja maksimaalselt ära kasutatud. Ja 31. augustil on loomulikult ka juba Silver Plus online liidrite koolitus, nii et paneme ka selle endale kalendrisse, et kindlasti olla siis seal ka kohal. Seega ma loodan, et sa oled seadnud sellele kuule endale põhieesmärgid. Ma arvan, et paljudele see on mingi tase, ehk kui palju sa vajad krediteid, kas sul on bankingut, kas sul ei ole bankingut, palju sul on vaja rekruutida, palju sul on vaja kohtumisi teha. Need kindlasti ise läbi mõelda, rääkida oma mentori või sponsoriga ja siis hakkame tegutsema. Ja loomulikult läbi sellega vaadata seda, et kui sa tegutsed nüüd ühel nädalal, teisel nädalal, kolmandal nädalal, et kuidas see siis ka sulle sissetulekuid toodab ja hoida ka silmal seda, et millisel nädalal sul on võib-olla võimalus teenida natukene rohkem, vajutada rohkem gaasi, teenida mingid ekstra boonused ja nii edasi. Ehk seame plaanid endale iganädalaseks, igakuiseks ja loomulikult, kuna nüüd hakkas ka uus kvartal, siis kuhu sa tahad jõuda ka järgmise 3 kuu jooksul. Sest sinna sisse kuulub ka juba Zinzino event ja üks väga hea kultuuriline osa, mida ehitada oma tiimi, on see, et jõuda, eriti kui me räägime seal, ma arvan, teemandis allapoole olevad tasemed, et olla järgmisel tasemel järgmisel eventil.
kui me kogu aeg ehitame niimoodi, et järgmisel event'il ma tahan olla järgmisel tasemel, siis sul on kogu aeg järjepidev kasv. Ja loomulikult sealt mõeldes siis, et meie event, Eesti event on septembri alguses, siis kui jälle seal uus inimene või kes iganes jõuab uuele tasemele, siis mis toimub septembri jooksul ja ka oktoobri jooksul ja mis tasemel ta võib-olla siis kõnnib juba ka oktoobril Oslos. See kõik tekitab sinu äris suurema momentumi ja lõppude lõpuks kulmineerub sellele, et mingi plahvatus novembris, sest me teame, et november on väga-väga plahvastuslik ja juba oktoobris, kui me tuleme aastakonverentsilt tagasi uute uudistega, võib-olla on seal tulnud mingid uued launch'id, uued kampaaniad ja nii edasi, siis see kõik on sinu kasuks ja sinu partnerite kasuks. Ehk planeeri ära, millal sa puhkad, kuidas sa puhkad, kas sul on võimalus kedagi kohata kuskil, kellegiga rääkida, kas sul on võimalus selle puhkuse nädala jooksul kuskil teha see tund-kaks, võib-olla oma läpakas lahti teha väiksed puukimised, et siis, kui sul puhkus on läbi, sul on juba ette valmistatud inimesed, et kellega sa kohtud. Miks mitte kuskil, kui sul tuleb keegi inimene meelde, kas või kõnnid kuskil ranna peal, lihtsalt teha talle video, tervitusvideo. Tšau, kuule, Mari, näe, ma olen siin praegu rannas, tulid mulle meelde, mul on üliäge projekt, mida ma ehitan. Sa tulid mulle meelde, sa oled mul selline energiline, ettevõtlik, mis iganes sul on head selle inimese kohta öelda. Kui ma praegu puhkan, aga järgmine nädal on sul mingil hetkel aega, teeksime kiiret Zoomi või kohvi ja räägiksime põgusalt, et kuidas saaksime teineteisele olla kasulikud. Või midagi taolist, on ju. Et see ei pea olema ka nii formaalne, et nüüd ma pean istuma kuskile kontorisse ja siis ma pean tegema seda ja siis ma pean tegema toda. Ei, sa võid neid vestluseid algatada lihtsalt käigu pealt. Et ei pea olema, see näitabki inimestele, et mul on nii lihtne ehitada seda äri. Lihtsalt teen kellegile videokõne või häälsõnumi saadan ja ma saan niimoodi luua seda kontakti ja leppida kokku kohtumised. Ja loomulikult suvi on imeline aeg kuskil oma aias või kuskil rannal natukene lugeda midagi, natukene võib-olla kuulata midagi. On see siis GoCore, võtta mõni äge raamat näiteks nendest soovitatutest, kui sa ei ole neid kõiki lugenud ja arendada ennast, harida ennast, sillutada teed järgmiste tasemeteni ja uue suurema eduni. Ehk võta kuskilt, kui endal ei ole, küsi kuskilt tiimist, kas kellelgi on see raamat, kui kohe muidu ei leia. Ja kindlasti on võimalik laenata ka neid raamatuid. Ka minult võib küsida. Ja kui sul on võimalus lugeda kuskilt ka digitaalselt, ja ma enam ei kuula neid inimesi, kes tahavad kuskile jõuda, et oi, ma ei tea, ma digitaalselt ei loe. Kui sa tahad kuskile jõuda, õpi lugema ka digitaalselt, sellepärast, et muidu sa kaotad väga palju võimalusi lugemiseks ja samamoodi ka kuulamine. Et kasuta ära kõik võimalikud võimalused. Mina olen selline, kes kunagi ütles, kui ma ärikoolist lahti sain, ma ei võta enam ühtegi raamatut kätte ja ma olen lugenud väga palju raamatuid, ma olen ostnud tohutult raamatuid, ma olen ostnud tohutult audiosi ja ma ei kuula ühtegi excuse'i kellegi, et oi, ma niimoodi ei loe. Loed, kui tahad kuskile jõuda, loed, on ju. Et unustame need, et oi, ma nüüd seda ei tee või toda ei tee. Me lähme oma mugavustsoonist välja ja me teeme seda, mida iganes vaja, et jõuda sinna, kuhu me tegelikult tahame jõuda. On ju. Ja need, kes tahavad tõesti ka teha suve jooksul tööd, iga teisipäev, ka suve jooksul, me oleme iga teisipäev kell 3 olemas, et koos bookida, natukene mõtteid vahetada, natukene võib-olla mingeid nippe jagada ja teeme tund aega teisipäeviti kell 3, et bookida vähemalt 3 kohtumist igaks nädalaks. Sellepärast see on Club 3 at 3, et teisipäeviti kell 3 vähemalt bookida 3 kohtumist igaks nädalaks, 3 ärikohtumist igaks nädalaks. Seega, kui sul on huvi selle kohta, siis küsi võimalusi, kuidas sinna liituda. Ja samamoodi, kui sa tahad enda seda Slide Edge tabelit, et siis ka endale luua see graafik, et järgida, et kuidas sul toimub, siis kirjuta mulle, ma võin saata sulle selle tabeli, et saad ka siis endale täita seda. Ehk rong liigub nagunii. Ma loodan, et sa oled enda jaoks otsustanud, kus tahad sina olla nii selle aasta lõpuks, kui Eestis on meil vähemalt 8000 klienti. Zinzinos, ma arvan, et on selle aastaga tublisti üle 1 miljoni kliendi lõppude lõpuks
ja oled otsustanud ka pikema aja jooksul, et kus sa tahad olla 2030, 2040 ja liigume selle järgi. Ja kui sa tahad täpsustada, et mis sul on selleks vaja teha, et ka enda see üks kõige olulisem selline unistus, mida sa mõtled, kui sa lähed magama, kui sa ärkad, kui sa kõnnid kuskil, kui sa sõidad kuskil, üks põhiline unistus, mis sul kõige rohkem on peas, kuhu sa tahad jõuda, mida sa tahad saavutada, siis tee seda kas oma ülaliiniga, oma mentoriga või anna teada ja me võime seda koos vaadata. Et me kõik tahame, et sa jõuad just sinna tasemele, kus sa saad oma elu nautida kõige paremal tasemel ja läbi selle siis elada sellist elu, et mingil hetkel lihtsalt näpistad ennast, sest sa ise ka ei usu seda, et millist elu sa suudad elada ja mida sa suudad pakkuda endale, oma perele ja kõigile teistele lähimatele. Need olid minu tänased mõtted. Ma loodan, et said siit ka midagi kasulikku kaasa. On kellelgi midagi, mida tahate lisada? Härra Jaska, Annika. Keegi teine? Super Lux. Aitäh, Margus, viimase peal. Nii hea, et pole midagi lisada. Aitäh, mina ikka ütlen, et tulge kõik 28.07 Tallink City 10. korrusele. Yes, koos külalistega. Koos külalistega loomulikult, jah. Meil on selleks tublisti aega, nii et teeme tööd, sellega tulevad ka tulemused ja siis saame juba kõik koos veeta neid vägevaid üritusi suuremas massis ja nautida seda kõike toredat, mis meil siin aasta lõpu jooksul kujuneb. Nii et soovin teile kõigile ägedat suveõhtut ja kohtumiseni siis järgmistel